Balti investeerimispank Gilt Bankers reastas koostöös Eesti Ekspressi, Tallinna Börsi ja Eesti Tööandjate Keskliiduga Eesti ettevõtted nende turuväärtuse alusel. Auhindade üleandmistseremoonial Kumus rääkis Gilt Bankersi juhtiv partner Rain Tamme, et selliseid edetabeleid on vaja eeskätt üldsuse harimiseks. No sellel tänasel üritusel on kindlasti mitu tahku ja mitu eesmärki. Võib-olla isegi üheks olulisemaks ma pean seda, et Eesti üldsuse harimist, ehk siis, et nagu ettevõtluse poole pealt nähakse sageli mingit käibekasvu, nähakse kasumeid, aga ei nähta, et milline väärtus seal tegelikult taga on. Kogunenud ärieliid mõistis ka auhinna jagajate huumorit. Ja ma paluksin härra Juhan Partsil välja kuulutada Gilt Top 100 võitja, Eesti kõige väärtuslikum ettevõtte. Ma ei tea, kas Eesti ettevõtjad head nalja mõistavad? Kindlasti mõistavad. Siis Isamaa ja Res Publica Liit. Suurima väärtusega ettevõtete esikolmikusse sai 2 panka, Hansapank ja SEB Pank. Teisel kohal oli Eesti Energia. Suurima väärtusega Eesti erakapitalil põhinevaks ettevõtteks sai aga Tallink. Suurima üllataja tiitli pälvis Viru Keemia Grupp. Hoolimata vähesest avalikust tähelepanust laieneb ettevõtte aktiivselt ning tema turuväärtus on kasvanud juba pea 3 miljardi kroonini. Et seda ala, mida nüüd selle üllatuse auhinna saaja firma harrastab, seda ei ole võimalik kuskil õppida, kuna seda ollust, millest nemad oma toodangut teevad, on väga vähestes kohtades üleüldse maakeral. Suurimad börsilootused olid aga Eesti Energia, Tallinna Sadam ja PLRT Grupp.